hei. Vasalemma Rallycrossi rajal jälle, nii et see ei ole mitte ainult Rallycrossi sünnikoht. Et Vasalemma on ikka kuulus. Motosport on siin, moto- ja autosport on siin väga kanda kinnitanud. Vasalemmast on saanud alguse Rallycross Eestis ja Traiali võistlused, et juba 60-ndatel hakati siin Traialit sõitma siin kivide vahel, et siin on hea maastik selle jaoks, et saab siin kivide vahel sõita, et kes teab Traialist midagi, siis Traial on siuke osavussõit mootorrattaga, ma ei tea, kuidas seda kutsuda, osavussõit või ühesõnaga, ta ei ole nagu päris võidusõit, et sa pead läbima mingi maha pandud raja, siin selja taga on näha need märgitud siuksed need asjad, et sealt vahelt pead läbi, kohtunikud on märkinud selle raja maha ja siis sa pead selle raja läbi sõitma ja ei tohi vigu teha, ei tohi jalgu maha panna, ei tohi kuskilt vahelt lõigata ega niisugused asju teha, et aega ei võeta. Just mingi kontrollaeg on ala, ma ei tea, 5 minutit pead siin olema, ei tohi kauem olla lihtsalt, et kõik saaks sõita. Siis tehakse mingi 2-3 ringi ja siis arvutatakse punktid kokku. Et siuke nõuab väga tehniliselt hästi head ratta valitsemist ja sõiduoskust, et täiskasvanuid väga palju ei ole, siuksed harrastajad on, aga lapsi on palju, et lastega tehakse palju tööd, et see on väga äge. Et no näiteks, vaadake, siit on vaja sõita ülesse. See on nagu ei, sealt ei ole vaja nagu käsitsi ronida ülesse, vaid siit tuleb sõita mootorrattaga. Tõk, sinna ülesse. Ühesõnaga, vaatame, homme näeme, kuidas see neil õnnestub siin. Kuni kui tuleb sealt tagurpidi jälle ka, nii et see on päris keeruline. Ma võin öelda, et see on nagu ülikeeruline. Siit ei saa nagu, mul oleks vaja redelit, et siit üles saada. Aga lähevad mootorrattaga. Nii et vaatame, mitte ainult mehed, vaid naised ka lähevad.
Hei. Siin on jälle vaikus, täielik vaikus. Pühapäeva õhtu. Suur Troieli nädalavahetus sai siin Vasalemma karjääris läbi. Kõik olid tublid, ilmselt. Kõigil läks hästi. Keegi, ma arvan, väga kõvasti haiget ei saanud. Kõvasti kukkumisi oli küll, ma nägin. Väga palju muidugi filmi peale ei saanud. Et mul oli ainult 2 tundi 2 päeval aega siin olla, siis ma pidin ära minema. Aga äge, need 2 tundi sain filmida siin. No vaadata, et väga äge oli. Et väiksed lapsed olid eriti tublid, et need on nagu uskumatult äge. Nii pisikesed ja ka juba ilmselt seda peabki, suured lapsed on juba nagu puuobused, et need enam ei ole nagu, ei oska kukkuda ja kui ikka kukud, siis on ikka niimoodi katki, et kõik on katki. Lastel on kuidagi lihtsam see asi, et kõik käib kuidagi, luud on ka ilmselt elastsemad kui vanainimestel, aga vanainimesed on ka tublid. Siin Vasalemmas on muidugi see maastik nagu ideaalne selle jaoks, et siin korraldada selliseid asju on nagu, ei pea väga loominguline olema, et pane ainult lint maha ja ühe üle kivi ja teise kivi ja ühest mäest alla ja teisest üles ja vesi ja pehme liiva need luitad, kus saab nagu niisugust pehmet pinnast ja kõvat pinnast ja kivide otsas ronida. Et kõik asjad on olemas, et selles mõttes on nagu väga ideaalne. Et siin rallikrossi raja ümbruses on see äge. Ja mis on veel eriti kihvt, et need elektrirattad on Troielis. Et motokrossis ma ei ole näinud elektrirattaid ja ringraja peal ka rattaid, mootorrattaid ei ole näinud, et oleks elektriga. Autod ja vormelid juba on ju elektriga ka ja ma tean, seal WRC mingid ikka tuleb jälle mingi uudis kuskilt, et keegi jälle mingid autotootjad seal tahavad, et oleks ikka elektri- ja hübriidasjad, autod ja asjad, ja vist ongi, et F1 ei olegi enam nii populaarne. USAs vist on juba see Formel E on nagu populaarne, et sama on nende mootorratastega, et siin on nagu, kui mingi plärin oli kuskilt, siis kohe oli, mul oli kohe, mis plärised, midagi plärised. Muidugi need mootorrattafännid ilmselt on teist meelt, sest see plärin ongi see, mis paneb nagu vere käima ilmselt. See elektrisumin nagu väga äge ei ole, aga minu meelest on äge, mulle meeldib see elektriasi ka, et nagu ökoloogiline, kuigi ega seda see väga nüüd kindel ei ole, et ta ökoloogiline on. Ma kuulsin seda just alles hiljuti üks päev, et siis kui autod tulid seal eelmise sajandi alguses, siis ka räägiti, et autod on väga ökoloogilised, et nad ei situ. Et ilma sitta pole üldse, et lehmad ja hobused, need situvad ilmsesti kõik kohad täis. Aga autod on kuradi täitsa puhtad, et üldse ei situ. Et nende ajamitega on ilmselt samamoodi, et selle tootmise peale, ma arvan, kulutatakse päris usinesti nagu neid materjale ja neid aineid ja paisatakse õhku igasuguseid gaase. Nii et tore, äge üritus ja ma ei tea, kes see korraldajad olid, kas ja ma ei tea, kas seal oli mingi klubi ka, ühesõnaga väga äge üritus ja korralik korraldus ja kõik on puhas pärast seda võistlust on ju täna näiteks praegu kõik ära koristatud, nagu kõik puhas, nagu mitte ühtegi mingit prügi ega midagi, et selles mõttes on väga äge ja
siin ralli etappe korraldatakse, siis blindid jäävad maha kõik, mida rallikross on ka väga puhas, aga just mingid ralli etapid, kiiruskatsed on siin olnud, et siis on olnud, kõik laga jääb maha, kõik midagi, kedagi huvitav, teed on ära hooratud, siin on kõik ilus puhas korras. Et ma ei tea, minu kiitmisest kasu midagi on, aga väga hästi tehtud, mulle meeldib. Tore, kui tehakse midagi. Et, ma ei tea, kas see on tore. Ikka on tore, kui tehakse, et see muidu nagu elu läheb edasi. Vahepeal mulle tundus, et ei ole kuidagi see tegemine on nagu umbes mis seal ikka, aga ikka kui midagi teed ja toimetad, siis elu läheb kuidagi nagu edasi, nii et sa ei märka ja ei pea nagu muretsema enda naba ümbrusega nokkima kogu aeg, et saad millegiga nagu tegeleda. Muidu nokid oma naba ja oled kuri enda peale. Siis oled vähemalt saad välja elada midagi seda. Nii et äge, väga äge. Et kohtumiseni selleks korraks on see vlog läbi ja kohtume järgmisel korral. Ma ei tea, mis siis siin, äkki tuleb siin jälle midagi huvitavat või lähme hoopis ise kuhugi vaatama. Jõu, aga davai!